Vähe on teoseid, mida teavad kõik eestlased ja mille kohta peaaegu kõigil on oma arvamus. Anton Hansen Tammsaare Tõe ja õiguse esimene osa on romaan, millel on asendamatu koht Eesti kultuuri- ja kirjandusloos ning eestlaseks olemises. Tammsaare kirjutas romaani ettevalmistusi tehes oma väikesesse taskumärkmikusse sõnad eestlast otsimas. Tammsaare rääkis Tõe ja õiguse laadse teose kirjutamise mõttest esimest korda juba 1902. aastal Gustav Suitsule, kui nad jalutasid Toomemäel ja olid mõlemad noored kirjanikud. Lugusid, mida külamehed hiljem Tõde ja õigust lugedes ära tundsid, pajatas Tammsaare ka ajal, mil venna Jüri juures Koitjärvel elas. Aga tol ajal leidis kirjanik, et ei suuda veel kõike üheks suureks tervikuks siduda. Romaani idee aina küpses. Turul käies, raamatukogus istudes, suvitades. 1925. aasta suvel Pärnus olles ütles Tammsaare rannas kohatud arstluuletaja Johannes Vares Barbarusele, et rahvas ootab suurt romaani. Sama aasta novembris üüris Tammsaare Kirikaia tänavas endale ärklitoa, kus ta 24. novembril alustas romaani Tõde ja õigus kirjutamist. Kirjutamisprotsess oli pingeline. Kirjanik töötas ligi 12 tundi päevas, kuni tervis üles ütles. Tammsaare haigestus ja pidi pausi pidama. Romaani ümberkirjutamise lõpetas ta 1926. aasta suvel. Augustis saatis ta käsikirja Tartusse Noor-Eesti kirjastusele ning 30. oktoobril 1926 ilmus romaan raamatulettidele. Esmapilgul oli lugejate ees lihtsalt romaan Eesti talupojast 19. sajandi viimastel kümnenditel. Tegevuspaigaks on Eespere mäe ja Tagapere Oru talu Vargamäel. Peategelasteks Vargamäe Andres, tema naine Krõõt ning kiuslik naaber Pearu. Sündmuste käigus saavad tähtsa rolli ka Saunamari, Saunajuss, Saunamadis ja tema eit ning lastest Noor Andres ja Indrek. Romaani pealtnäha lihtsa žüžee varjus peidavad endaga sügavad kihistused, mis on teosest teinud ühe kõige rohkem tõlgendatud ja räägitud teose Eesti kirjanduses. Romaani on nähtud ühe olulise ajaloo epohhi jäädvustusena. 19. sajandi keskpaigas said eestlased õiguse osta endale talumaad ning rajada talu. Vargamäe Andrese töö rügamine on otse kui pühendus neile sitketele eestlastele, kes raskuste kiuste võitlesid oma tööga välja õiguse nimetada end peremeheks oma maal. Aga veelgi olulisem on see, et Tõe ja õigusega ilmus Eesti kirjandusse filosoofiline teos, mille kese asub Eestis ja mille peategelaseks on eestlased. Olemasolu mõtte ja inimelu keerdkäikude järele ei pidanud küsima enam Fausti või Hamleti suu kaudu. Selleks olid nüüd Andres, Krõõt, Mari, Pearu ja teised, kes osutusid samaväärseks maailmakirjanduse suurte kangelastega. Inimtegelaste kõrval on romaanis tähtis roll Vargamäel, mis on ühtaegu nii reaalne maatükk kui ka sümboltegelane. Vargamäelaste soontes voolab Vargamäe veri, mis tuleb nendega kaasa kõikjale. Vargamäel töötades tunneb Andres, nagu kannaks ta anda meid Jumalale, kes elab siinsamas Vargamäe põõsas. Vargamäe on otse kui Eesti või kogu elu võrdkuju, kus toimuv peegeldab inimeksistentsi erinevaid tahke. Tõde ja õigust lühidalt kokku võtta on peaaegu võimatu, kuigi meil on nüüd romaanist olemas Tanel Toomi suurepärane film. Romaani lihtsalt peab ise lugema. Sinna on peidetud nii maailmakirjandus, piiblilood, folkloor, Eesti ajalugu, psühholoogilised keerdkäigud, lihtsad inimlikud tunded. Nii palju kordi, kui romaani lugeda, nii palju kordi leiab sealt alati midagi uut.